Kui inimene kaob, jääb tavaliselt maha mingi jälg, sõnum, kõne või vihje, mis viitab kuhugi. Aga Ryan Zimmermani puhul polnud mitte midagi. Perekond ei tea tegelikult eriti midagi peale selle, et tema auto leiti kahtlastel asjaoludel. Ta näib olevat täielikult kadunud ja möödub aastaid, enne kui tema perekond saab teada, mis temaga juhtus. Mercury Makwana Sheriff'i Bureau. Ma lihtsalt jalutasin oma koeraga ja sattusin luudele, mis minu arvates nägid välja inimluudena. Meie detektiivid andsid perele lubaduse, et Merceri maakonna Sheriffi büroo teeb kõik endast oleneva, et saada vastused selle kohta, mis juhtus. Et me ei sulge seda juhtumit niisama, me ei ütle, et see on liiga keeruline, sest me tundsime, et võlgneme Ryani perele vastused. Sa küsisid, kas oled arreteeritud. Siin võetakse vahi alla. Siin viiakse sinna ja registreeritakse. Ei ta maha! Viimane kord, kui keegi Riani perest temast kuulis, oli 2015 aasta septembris. See on peaaegu nagu ta oleks õhku haihtunud. 2015 aastal elas 21-aastane Ryan Zimmerman Columbuses, Ohios, olles mõned kuud varem vanemate kodust Kentuckys välja kolinud, lootuses tiibu sirutada ja oma teed alustada. Ja alguses ei mõtle keegi sellele isegi, kui kadunud isiku juhtumile. Ryan on täiskasvanu ja ta võis kindlasti omal soovil lahkuda. Ryan oli oma elus sellises punktis, kus ta püüdis end leida ja aru saada, mida ta tegelikult teha tahab. Ryani ema ja vend teatavad, et ühel päeval lahkus ta lihtsalt kodust. Aga Raini kadumine ei jõua üleriigilistesse uudistesse. Ja esimene tõeline märk, et midagi pole päris korras, saabub vaikselt posti teel. Järgmisel kuul oktoobris saab Raini isa kirja, milles öeldakse, et auto, millega Rain sõitis, leiti hüljatuna ja võtmed olid sees. Ja see viidi teisandusparklasse. Raini isa toob auto Columbuse politseijaoskonnast ära, kuid kuud mööduvad ja Rainist pole endiselt midagi kuulda. Pole mingit märki sellest, kas ta lahkus vabatahtlikult või on mängus kuritahtlik tegu. Kui Rain kolis, ei öelnud ta oma perele, kuhu ta kolib. Tema isa ütles, et ta siiski hoidis perega kontakti. Ja kui Rain kadunuks jääb ning politsei tegelikult aktiivselt ei uurigi, võtab pere ise vastutuse ja püüab vastuseid leida. Aga lõpuks oli seegi nende jaoks tupiktee. Nii et pere sisuliselt lõpetab Ryani otsimise, arvates, et võib-olla ta lihtsalt ei taha, et teda leitaks. Mõni kuu pärast Ryani kadumist tekib läbimurre. Aga uurijad ei suuda seda selle juhtumiga siduda veel 4 aastat. 2016 aasta 3. jaanuaril kell 14.43 pärastlõunal jalutas Mercer County elanik oma koeraga West Tank Parkis maantee 127 lähedal. Ja me saime kõne... Mercer County Sheriff's Bureau. Jah, võib-olla olen ma lihtsalt täiesti segane, aga ma olin just koeraga jalutamas ja sattusin luudele, mis minu arvates nägid välja inimluudena. 3 kuud pärast seda, kui auto leiti hüljatuna, jalutab üks naine oma koeraga ja satub millelegi peale, mida ta arvab olevat inimjäänused umbes 2 tunni kaugusel Columbusest. Ja ma olen ilmselt lihtsalt paranoiline. Võib-olla need ei olegi inimluud. Kust te selle leidsite, proua? Otse Colorado Creeki ääres. Ma lihtsalt jalutan oma koeraga maantee 127 ääres. Okay. Ma ilmselt saadaksin lihtsalt kellegi sinna, et olukorda kontrollida. Midagi, mida selle Ohio piirkonna puhul meeles pidada, tegu on väga maalise piirkonnaga. Grand Lake St. Mary State Park asub Lääne-Ohios. See on selle tohutu tehisjärve ääres ja see on teistsugune. See erineb teistest Ohio suurematest linnadest. See on vaikne, see on eraldatud,
siin on kuritegevuse tase märgatavalt madalam kui suuremates suurlinna piirkondades. Võtsime ühendust doktor Elizabeth Murray'ga. Ta on kohtuantropoloog ning ta uuris lõid ja suutis meile kinnitada, et need olid inimluustiku jäänused. Sel hetkel tegime selles kohas 3-päevase otsingu. Nüüd, kui on kindlaks tehtud, et need on tõepoolest inimjäänused, peavad uurijad välja selgitama, kuidas see inimene suri ja võib-olla veelgi olulisem, kes ta on. Põhja-Texase ülikool suutis koostada täieliku DNA profiili. Me oleme kindlalt veendunud, et meie leitud jäänused kuulusid vägivaldse surmaohvride. Ja ma tõesti tahan teada saada, kes seda tegi ning võtta nad vastutusele selle eest, mida nad tegid. Ja lõpuks, 1. juunil 2020 tuvastasid uurijad ametlikult, et jäänused kuulusid Ryan Zimmermanile. Tema vanematel ja perel kulus nii palju aastaid, enne kui nad sellest teada said. Kõik see aeg kulus tema tuvastamiseks ja just sealt algabki tegelik uurimine. Kui nad olid Ryani tuvastanud, hakkas politsei vaatama kõiki selle pusletükke, võimalikke asjaolusid tema mõrva ümber ja seda, kes võiks olla seotud. Detektiiv Parker, kas ma saan teid aidata? Minu nimi on Warren Zimmerman ja üks detektiiv tuli mind täna hommikul vaatama ning rääkis mulle kurva uudise minu poja kohta. Jaa, härra, mul on väga kahju seda kuulda. Kas me teame, millal see juhtus? Saime kõne 2016 aasta 3. jaanuaril. Olgu, naine kõndis piirkonnas, mis asub just Salina linnast lõuna pool, mis on meie maakonna keskus siin Mercer County's. Kas see on kaugel Columbusest või? See on paar tundi, umbes 2 tundi. Sest viimati, kui ma teadsin, elas ta kuskil Columbuse korterites. Nii et me otsisime seda piirkonda mitu päeva. See on nagu veekogu, kus ta leiti. Ei tundu, et oleks sinna maetud või midagi sellist. Pigem näib, et ta pandi sinna. Pärast põhjaliku piirkonna läbivaatus selgus, et mitmed kehaosad puudusid, näiteks pea, käsivarred küünarnukist allpool ja jalad põlvedest allpool. Oli ilmne, et tegemist oli kuriteoga. Samuti avastati, et ta oli tükeldatud. Jumal küll, ta kadus septembris ja ma ei teadnud sellest enne oktoobrit, kui sain 2015 aastal postidel tähitud kirja, milles öeldi, et Columbuse politsei oli mu auto valveparklasse viinud. Ma läksin sinna ja sain auto valveparklas kätte. Ainus asi, mis kadunud oli numbrimärk. Asukoht oli otse ristmikul umbes 1,5 kvartali kaugusel korteritest, kus ta elas. Ryani perekond ei loobunud kunagi autost. Tegelikult hoidsid nad selle tervena alles. Aga probleem on selles, et 2015 aastal Ryani autot kunagi ei uuritud. Uurimine, mida Columbuse politsei tegi, ei viinud kuhugi. Hakkasin siin uksi koputama ja 2 naabrit mäletavad, et siin oli must puksiirauto. Nad tõid auto siia ja lahkusid. Seal oli üks valge paar, mees ja naine. Ja umbes 0,5 tunni pärast tuli Columbuse politseiosakond. Ryan oli natuke üksiklane. Tal olid sõbrad, aga mitte palju. Tal ei olnud lapsepõlves eriti häid kogemusi, kuid talle meeldis videomänge mängida. Ta ei olnud koolis eriti populaarne, teda kiusati ja tal oli mõned sõbrad, aga mitte palju. Nii et Rajan ei olnud keegi, kes oleks veel maailma asjadest eriti aru saanud. Selles maailmas on lihtsalt mõned tõeliselt haiged inimesed. Mul on temast kõrini. Aga nüüd ma lihtsalt tean. See ajab mind lihtsalt iiveldama. Aga nüüd ma lihtsalt tean, et nüüd... Päevad pärast seda esimest telefonikõnet Ryani vanematega, Vicky ja Warren Zimmermaniga, lähevad Ohio Mercer County uurijad Kentuckisse, et nendega isiklikult rääkida. Ja esimene kord aastate jooksul, kui nad on sunnitud meenutama mälestusi, mis on nüüd seotud mõrva uurimisega. Nii et kõik need aastad lootsime ja palvetasime, et ta on kusagil väljast ja naudib elu.
Ta oli nii lähedane Reile, oma isa nooremale vennale. Sa tead lihtsalt, et ta ei oleks nii kaua ilma helistamata või midagi tegemata olnud. Kui ta ütles, et kavatseb lahkuda, kas ta mainis, et tal on sõber, keda ta tahab külastada või midagi sellist? Ja, ta ütles, et läheb sõbrale Ohiosse külla. Ja ta pidi tema juures mõnda aega peatuma. See on kõik, mida ma tean. Viimane sõnum, mille Ryani perekond temalt sai, oli Facebooki sõnum. See oli 25. septembril 2015. See on peaaegu täpselt see aeg, kui Ryan kadus. Seega on üsna raske kindlaks teha, kas see sõnum tuli tõesti Ryan Zimmermanni käest või kelleltki teiselt, kes üritas jätta muljet, et Ryan on endiselt elus ja terve. Ma ütlesin talle, kui ma sinna üles jõudsin, rääkisin ma ühe naabriga. Jah, ma mäletan teda. Ma mäletan seda meest, ta oli koos mingi valge tüdrukuga ja tal oli ühel pool pikad juuksed ja teisel pool pea paljaks aetud. Ja see oli kõik, mida ma teadsin, sest ma polnud teda umbes 3 nädalat näinud, kui ma esimest korda tema kadumisest teatama hakkasin. Me saime tema Dropboxi läbi vaadata. Mida ma Columbuse detektiividele edasi saatsin, oli vestlus selle mehe ja selle naise vahel nendes korterites. Aga siin all on kirjas, et see võiks olla Laurel Emerson. Jah, see oli 2 nime. Ma arvan, et see on tema päris nimi. Ma mõtlen, või on see Corey? Kumb teis 2 nimest on tema päris nimi? Sellepärast huvitabki meid mõttearvutit uurida, et näha, mida veel saaksime teada, sest ma arvan, et see oleks hea lähtepunkt. Ma arvan, et see annakski mõtte sinna suunda liikuda. Kas on mingit arusaama, miks ta oleks võinud Columbusesse reisida või kellega täpselt ta seal ühendust sai? Kas see oli mängimise kaudu? Kas see oli Craigslist või midagi sellist? Või jah, Craigslist oli hea. Ta käis tihti Craigslistis, et otsida mängukonsoole. Nii et Ryani arvuti leiti tegelikult sõiduki seest, kui see üles leiti. Ryani isa Warren uuris ise seda arvutit ja Ryani veebikontosid. Ryan oli mängur. Sageli mängitakse internetis. Mõnikord räägid saab 600 inimestega, nii et praegu on kahtlusaluste nimekiri väga lai. Sõnumites märkas Ryani isa, et ta suhtles kellegagi ja Ryan hakkas oma seksuaalsust avastama. Ja ta hakkas mõtlema võimalusele minna üle mehelt naisele ning postitas interneti kuulutusi, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi. Nad peavad asja tagantjärele lahti harutama. Kellega suhtles Ryan internetis? Kellega ta läks Ohiosse elama? Need nimed, Corey, Laurel, need võivad olla võtmetähtsusega, et välja selgitada, mis Ryaniga juhtus. Ta suhtles internetis mõne inimesega. Iga uurija, keda ma tunnen, oleks kohe aru saanud, et siit tulebki uurimist alustada. Politsei vaatab läbi kogu Ryani digitaalse info, kõik andmed, mis nad leiavad. Ja Ryan oli sotsiaalmeedias üsna aktiivne. Sa tegeled mitme inimese ja mitme platvormiga. Lisaks on aega möödunud. Edu tõenäosus on peaaegu olematu. Märksõna otsingud. Ja siis vaatame nende vestluste iseloomu. Siis hakkame tuvastama, kus on kõige järjepidevam, kõige põhjalikum ning kes on vestluses endiselt aktiivselt kaasatud. Alustame laialt ja kitsendame oma fookust. Nii et natuke vana head detektiivitööd, alustades digitaalse tõendusmaterjali uurimisest, viis politsei Ohio korterikompleksi. Õiguskaitseorganid võtsid ühendust korterikompleksiga, et teada saada kõike, mida võimalik. Nii hakkasid asjad kokku tulema. Neile anti nimed. Need olid Corey ja Sarah Buzzard, abielupaar, kes oli seal korterelamus ühes korteris elanud, mis lõpuks kattus mõne suhtlusega, mille Ryani isa arvutist leidis. Vestlus, mis neil oli selline, kus Corey kutsus Ryani enda ja oma naise Sarah juurde elama, sest nad otsisid võib-olla 3. inimest oma suhtesse. Kas Ryan oli kunagi olnud suhtes, millest teie teadsite? Kas ta kunagi rääkis sellest teiega, Laurel või Corey? Mul on harmooni. Sarah ja Corey kohtusid, kui nad olid keskkoolis Indianas. Nad abiellusid, kui nad olid vaid 18-aastased ja siis järgnes Corey Sarah'le Ohiosse, kus Sarah asus õppima kunstieriala. Ei Corey'l ega Sarah'l polnud varasemat kriminaalset ega vägivaldset käitumist.
Neil polnud seadusega kokkupuuteid. Jen kolis Corey ja Sarah juurde elama 2015 aasta juulis. Ja tundub, et Sarahil ja Jenil oli väga tugev suhe. Ja ma arvan, et siis soovis Corey arendada omaenda suhet. Ryan oli sisuliselt keegi, keda tema abikaasa ise endale soovis. Tema oli see, kes ütles talle, et ta sinna koliks. Corey elas endiselt Columbuses, Ohios, kuid Sarah oli kolinud Indianasse. Nad hakkasid uurima abielu litsentse ja said teada, et Corey ja Sarah on lahutanud. Ja mitte ainult, Sarah on abiellunud uuesti teise inimesega nimega Jen. Nii et nüüd on meil selles võrrandis 3. inimene. Selgub, et Sarah Buzzard elab tegelikult Marionis, Indianas, mis asub umbes tunni kaugusel läänes kohast, kus Ryan Zimmermani säilmed leiti. Aga uurijad peavad endiselt rohkem teada saama Sarahist ja tema uuest naisest Jenist. Järgmise aasta jooksul jälgivad detektiivid Sarah Buzzardit, Corey Buzzardit ja Jen Whittakerit, keda tuntakse ka nimega Naira. Mõnikord liiguvad uurimised aeglasemad, kui me sooviksime. Me mõtleme, miks see nii kaua aega võtab? Miks politsei neid nii pikalt jälgib? Aga nende eesmärk on koguda võimalikult palju teavet, eriti suhete ja käitumise kohta. Kogu see teave on tõesti väga kasulik. Nad ei taha minna olukorda teadmatuses. See on teabe kogumise etapp, mis osutub hiljem kasulikuks. Corey? Kas ma saan sind aidata? Jah, me peame sinuga rääkima. See on üks juhtum, millega me tegeleme. Ma arvan, et sa oled lihtsalt tunnistaja, aga sinu nimi on mainitud. Olgu. Kas sa tahad meiega kohtuma? Ei. Olgu, kas sa tahad siin rääkida? Kas on olemas kutse, paber? Ei. 2021. aasta 25. augustil lähevad uurijad Coreyga rääkima. Nüüdseks on Corey uuesti abiellunud teise naisega ning uurijad ütlevad talle, et nad arvavad, et ta võis olla mõrva tunnistaja ja soovivad temaga rääkida. Sa ei ole mingisuguses jamas. Mul ei ole vahistamismäärust, midagi sellist ei ole, Corey. Me lihtsalt tahame sinuga rääkida, sest sinu nimi tuli tunnistajana ühes juhtumis välja. Millises? Üks mõrv. Üks mõrv. Ei ole, ma ei mäleta, et oleksin olnud ühegi mõrva tunnistajaks. Olgu, siis ei tohiks see kaua aega võtta. Tahad, et ma tuleksin sinuga kohe praegu? Eelistatavat, jah. Nii, saame selle lihtsalt ära teha, lõpetada ja korda ajada. Viime su sinna autoga, võime sind ka tagasi tuua. Hoolitseme selle eest, et sa koju jõuaksid. Olgu, anna mulle hetk. Kohe muutute veidi tõrjuvaks. Ta ei taha uurijatega rääkida. Väga tõrjuv. Ei ole ühtse koostöö aldis. Mis toimub? Corey, kas sa saad minuga läbi ukse rääkida, palun? Me ei lähe kuhugi, Corey. Me peame rääkima. Ma ei tunne end mugavalt infot jagades ilma advokaadita. Sa ei tea veel isegi 100%, millest me räägime. Just see ongi täpselt põhjus. See puudutab Ryanit. Ma ei tea, kes Ryan on. Ryan elas mõnda aega sinu juures. Me püüame välja selgitada, mis toimub, kes teda viimati nägi, kuhu ta läks, sellist laadi asja. Mul ei ole teile mingit infot anda. Okay. Ja ma tegelikult ei tea, mida teile sellest kõigest rääkida. Mõned küsimused olid sellised nagu, millal sa teda viimati nägid, kuhu ta läks. Ma mõtlen sellised asjad. Kui kaua ta teie juures oli? Sellised asjad. Ei, mul pole aimugi, millest sa räägid. Olgu. Sa ei tunne Ryanit. Ei tunne. Ma ütlen seda kogu aeg. Koostöö soovimatus ei ole tavapärane lähtehoiak. Juba algusest peale koostööst keeldumine annab uurijatele kohe märku, et midagi on valesti. See ei tähenda, et tegemist oleks võimaliku kahtlusaluse või süüdlasega. Inimene lihtsalt ei taha olla seotud, ei taha sellega mingit pistmist teha. Aga nüüd nad tõmbasid end ise sellesse, keeldudes koostööst. Ja meil on juba Sarah, me räägime temaga ka praegu. Kellega? Sarah. Ma arvan, et sinu eksnaine. Okei, nii et me räägime ka temaga. Ja sa tahad, et tema otsustaks sinu saatuse? Või tahad sa ise selle otsustada?
kohe praegu. Sa jääd natuke paha tüübina paistma, kui sa ei taha meiega rääkida. Kõik teised tahavad meiega rääkida. Samal ajal ühes teises osariigis. Uurijad liiguvad nüüd Sarah ja Jenny poole, olles kindlaks teinud, et see on Sarah ema maja Marionis, Indianas. Tere, vabandage. Otsin Saret. See olen mina. Ei suutnud minu eest seista. See olen mina. Noh, ma arvan, et sinu suhtes on määrus. Mis? See on Ohio osariigist. Ma arvan, see on varguse vahistamismäärus, ma usun. Olgu. Hästi, pöörake siis ümber. Pange käed selja taha. Kas keegi teine on majas koos teiega? Minu ema ja minu naine. Saara tuleb uksele. Ta ütleb, et ta just ärkas. Tundub väga segaduses selle üle, mis toimub. Ja nad panevad talle käerauad. Mis toimub siis? No. Pean nende jaoskonda viima. Kas sinul on kõik korras? Mul on lihtsalt väga raske olla. Kas sa tunned end haigena või? Ei, lihtsalt šokeeritud. Me pole kunagi olnud sellist tüüpi inimene. Tema ema on seal ja üritab oma tütart poputada. Politsei annab emale teada, et ta tütar on täiskasvanu. Meil on Ohio osariigist varguse eest välja antud vahistamismäärus. Me peame ta jaoskonda viima. Samal ajal tuleb Jen uksele ja politsei tahab ka temaga rääkida, kuid neil ei ole Jenni vahistamiseks luba. Tere, kas Jenna räägib? Mina olen Chris Sandberg. Ma olen ajalehest Hill Street Journal. Raadiohuumori saates. Kas see on sinu oma? Me töötame kadunud isikute uurimise kallal. Ütleme, et võite sisse tulla. Me ei soovita teil siin olla. Palun. See on korras. Meil on ka selle elukoha läbiotsimisluba. Olgu, nii et me ei lähe välja. Ryan Zimmerman. Kes? Ryan Zimmerman elas koos teiega Columbuses. 2015 aastal teie kaks, Sarah ja Corey. Ta on kadunud. Ja teie olite nagu viimased inimesed, keda ma nägin. Kas sel ajal elas teiega veel keegi? Jah, keegi tuli juurde. Ja, temast me räägimegi. See oli tema nimi enne Emmat. Siin tasub midagi tähele panna. Ryani vanemad olid märkinud, et tal oli raskusi oma soolise identiteediga. Nii hakkas ta kasutama nime Emma, kui kolis nende sõprade juurde, kellega ta internetis tutvus. Kelle leegi nagu Ryan, kes tundus olevat väga introvertne ja ei viibinud eriti suurtes seltskondades. See oli veidi kummaline, et ta lihtsalt kolis kokku inimestega, kes elasid teises osariigis ja keda ta polnud kunagi isiklikult kohanud. Millal sa viimati nägid Emmat? Millal sa viimati rääkisid Emmaga, Ryan? Okei. Siis, kui sa lahkusid. Millal see oli? 2015. Kas tal oli auto või midagi, millega ta oleks võinud lahkuda? Kas ta sõitis bussiga? Tal oli auto. Jah, tal oli auto. Sa olid temaga koos ja sa olid tonna aega Saaraga koos, eks? Ja Emma ja Corey vahel oli suhe. Emma ja Sarah vahel samuti. Okei, selge. Ja kuidas see suhe oli? Ma mõtlen, kas see oli terve suhe ja me saame aru, et Emma katsetas erinevaid asju ja me ei ole siin kedagi hukka mõistmas. Meie ainus eesmärk on teada saada, kus Emma oli olnud. Ja tema viimane kontakt kellegagi oli siis, kui ta oli seal all selle väikse tüübiga. Corey vastas kuulutusele, mille Ryan oli üles pannud, kus ta soovis oma seksuaalsust avastada. Aga mulle tundub ka, et ta soovis kedagi, kes oli juba üleminekut alustanud või selle läbi teinud, mitte kedagi, kes alles mõtles selle peale. Mingil hetkel, mis juhtus? Mis pani Emmat otsustama lahkuda? Sii, kus me olime. Meie. Me ei näinud Emmat eriti. Ta viibis palju oma toas. Corey puhul tundub mulle, et ta kahetses seda. Kas see polnud see, mida Corey arvas, et see saab olema? Jah, väga palju ka. Mis siis edasi sai? Ma mõtlen, need kaks lihtsalt ei saanud omavahel läbi. Ei, ma teadsin, et nad tahtsid olla nagu... No, palju rohkem nagu Corey arvas, et nad olid oma üleminekuga kaugemale jõudnud. Olgu. Aga ma ei usu, et see üldse nii on. Nii et... Ma muutusin imelikuks.
Tead, isa kirjeldas teda nii, et ta oli väga tagasihoidlik, hoidis pigem endale, ei sattunud eriti pahandustesse, ei käinud ringi ega proovinud piire. Ja siis hakkab ta endalt küsima, kas ma näen ennast just sellisena. Mitte ainult oma seksuaalse sättumuse mõttes, vaid ma arvan, et üldse elus, kas see on koht, kus ma end elus näen? Mis seal pistmist vargusega on? Hemivanemad tead küll, kuulutasid ta kadunuks. Ja meil tuli välja veel mõningaid tõendeid ja me teame, kus ta viimati oli. See oli korteris, eks? Ja siis Columbuse politsei leidis varastatud auto üles. Kas majas oli enne M lahkumist palju tülitsemist? Sarah ja Corey vahel. Okei. Kas sa mäletad, mille üle nad tülitsesid? Mis see oli? Mina? Corey tahtis suhtesse kolmandat inimest, aga mind ei tõmba mehed üldse. Nii et see ei oleks tõesti toiminud. Nii et ta otsis endale nagu oma elukaaslast. Nii et sul on keeruline olukord, kus abielus mõlemad partnerid petavad teineteist teadlikult ja vastastikusel nõusolekul. Ja Ryan on kõige selle keskel. Ja kas nad siis üritasid Emmi majast välja saada? Ja. Siin üleval läks pärast mõnda aega tõesti ebamugavaks. Kuidas te siis üritasite Emmi välja saada? Julgustasime teda leidma mõne muu koha, kuhu kolida. Kuidas oli Corey käitumine pärast seda, kui Emm oleks lahkunud? Kas sa mäletad, millal Emm lahkus? Eriti. Kas sa tead, kas ta rääkis kellelegi oma plaanidest, kuhu ta läheb või mida ta kavatseb teha? Ei tea, olgu. Tollal polnud see Emiga nii, nagu kõik arvasid, et see saab olema. Ja siis oli tal surve lahkuda. Ja me ei tahtnud lahkuda. Ma ei mäleta seda. Nii et sa pead hakkama välja selgitama, kas neil oli midagi pistmist tema kadumise ja mõrvaga. Või vaatame me hoopis kedagi täiesti teist. Kas Corey lasi teil oma probleemist lahti saada? Emma ei olnud see, mida ta ootas. Selfid ei näidanud seda, mida Corey oli tahtnud, tuleb välja. Emma on täiesti häbelik, eraklik, mitte midagi sellist, mida Corey ootas. Corey ja Sarah tülitsesid selle pärast palju. Saame lihtsalt probleemist lahti. Muidugi, miks? Kas saaksin paluda sul püsti tõusta, Hange? Kallis. Hästi. Kas sul on midagi kaasas, mis võiks mind torgata? Ma loodan, et mitte. Olen kindel, et see on viimane asi, mida sa täna teha tahtsid. Muide, midagi, mida me siin Law and Crime'is kasutame ja kui sa tegeled sisu loomisega või postitad midagi sotsiaalmeediasse, võib see sulle kasulik olla. Selle nimi on Opus Clip. Opus Clip on kõik ühes tehisintellektil põhinev redaktor, mis teeb videote lõikamise, loomise ja üleslaadimise igale platvormile väga lihtsaks. Tehisintellekti abil loob Opus Clip B-rolli, kadreerib materjali ümber ja puhastab isegi heli. See on nii lihtne. Lihtsalt külasta opus.pro/crime. Registreerud live video üles ja mõne minutiga on sul ideaalselt monteeritud klipid valmis TikToki, lühivideote või Reelse jaoks. Opus Clip on tõesti sinu kõik ühes lahendus. Ja sellise tööriista nagu Opus Clip olemasolu tähendab, et meie produtsendid saavad sulle viivitamatult jagada viraalseid kohtusaali värskendusi. See on kõige võimsam tööriist ideede jagamiseks ja professionaalseks monteerimiseks. Mine aadressile opus.pro/crime, et saada tasuta nädal ja seejärel 50% soodustust. Me uurime olukorda ajast, kui sa elasid Columbuses. Okei, ja mis ajavahemikul sa Columbuses elasid? Sest ma käisin seal ülikoolis. See läks siis 2010. 10? Okei. Ja siis olin ma seal veel mõned aastad pärast lõpetamist. Selle juhtumi detektiivid kasutavad taktikat, kus nad küsitlevad 2 võimalikku kahtlusalust samaaegselt. Nii on sul parem võimalus tõde teada saada või kedagi infot välja rääkima panna, sest nad ei tea, mida teine inimene räägib. Ta räägib väga vaikselt ja tundub rahulik. Samal ajal paistab ta närviline, mis on minu jaoks huvitav. Ta ei hakka värisema. Ta ei hakka paanitsema ega häält tõstma ega hakkama vastu. Nii et sel hetkel hakkasin ma mõtlema, kas ta tõesti arvas, et see oli lihtsalt varguse pärast. Ja kui intervjuu jätkub, hakkad nägema, et Sarah muutub palju närvilisemaks. Nagu võib-olla see ei ole lihtsalt vargus.
sest ta teab oma mõtetes seda teist suurt probleemi, mis on Ryan Zimmerman. Kas sul oli toakaaslane? Tollal oli selleks minu abikaasa. Kas sa kunagi võtsid endale mõne toakaaslase või midagi sellist? Minu viimases korteris oli Corey sõber. Mul polnud nende eriti pistmist. Okei. Ja kes see sõber oli? Ma ei mäleta, mis nende päris nimi oli, aga me kutsusime neid Emmaks. Räägi mulle, mida sa tead Ryanist? Või Emmast? See on natuke tundlik teema. Minu tollane abikaasa tundis seksuaalset huvi. Coreyl oli selline ideoloogia, et täiuslik suhe nõuab 3 inimest. Ja kogu põhjus, miks ta Ryaniga ühendust võttis, oli teha temast see 3. inimene. Aga mina ilmselgelt ei olnud sellega nõus. Nad olid internetis pikalt rääkinud ja ta oli kutsunud nad meie juurde elama. Mida ma ei tahtnud, et juhtuks, aga lühidalt öeldes see juhtus siiski. Nii et nad sõitsid kokkuleppel, et nad maksavad osa üürist. Ja ma arvan, et ma andsin neile 3 kuud, et nad leiaksid töö ja oma elamispinna, aga seda ei juhtunud. Nii et Corey palus tal lõpuks lahkuda, mida ta ka tegi, sest ma arvan, et ta leidis uue poissõbra või midagi sellist. Ja mainis, et võib-olla kolib tema juurde või vähemalt vaatab, kuidas asjad lähevad. See on kõik, mida ma tean. Sageli näeme, et inimesed hakkavad end kaitsma või muutuvad väga sõnakaks või hakkavad kohe rääkima käsil olevast probleemist, ilma et politsei seda küsiks. Ja see oli midagi, mida tema ei teinud. Nii et ta visendas loo raamistiku, mis ühendas kõik omavahel, aga loos oli palju enamat. Kas sa olid seal, kui Emma lahkus? Mingil määral. Ma tean, et nad üritasid mind veenda, et ma annaksin neile veel ühe võimaluse. Aga ma ütlesin, et olen juba liiga palju võimalusi andnud ja et lõpuks oli see Corey otsus. Ja ma mäletan, kuidas nad pakkisid. Jaa. Kas ma läksin poodi või olin teises toas? Ma ei mäleta, ma lihtsalt ei suuda päris täpselt meenutada. Kes kõik selle kodus olid? Mina olin. Corey ei olnud. Ja siis minu tüdruksõber oli külas. Ma lihtsalt tean, et ühel hetkel oli Emma seal ja järgmisel enam mitte. Ta oli just lahkunud, keegi peatus autoga ja ta istus autosse ning sõitis minema. Ma arvasin, et ta võib tagasi tulla, sest ta jättis oma auto siia. Aga ta ei tulnud tagasi ja me ei kuulnud temast enam midagi. Mida Corey selle kohta ütles? Midagi sellist nagu head läks, ma arvan. Sul on 4 inimest. Corey ja Sarah olid selleks hetkeks lahku läinud. Corey ja Jen ei saanud omavahel hästi läbi. Ryan ei saanud läbi ei Coreyga, Jeniga ega Sarahga. Nad elavad kitsastes tingimustes. Seal oli palju keerulisi suhteid. Pinged olid selles korteris väga kõrged. Sa mainisid, et ta alus sind, et sa andaksid talle veel ühe võimaluse või midagi sellist. Räägi mulle sellest lähemalt. Ta nutis ja ma tean, et ma ütlesin, et mul on kahju, aga lõpuks teeb otsuse Corey ja kui tema ütleb, et sa pead minema, siis ma pean sellega nõustuma. Ja siis ma küsisin temalt, kas tal on kuhugi mujale minna. Siis ta mainis, et ta on keegi teine, kellega ta on kohtunud ja kellega ta on lähedasemaks saanud. Kas see muutus veidi tuliseks? Ilmselgelt ei tahtnud ta lahkuda. Läks küll, nagu meie esialgne vestluski. Mina olin rahulik,
tema oli ärritunud. Karjumist ega midagi sellist ei olnud. Kas asi ei läinud füüsiliseks? Ei, üldse mitte. Räägi mulle sellest päevast, mida sa mäletad, kui Ryan lahkus. Mina ja Jen olime köögis. Jõime kohvi või veini või midagi sellist. Me istusime köögilaua taga. Ja Ryan tuli trepist alla oma kotiga. Me ajasime veidi kohmetult juttu. Ja siis sõitis auto korteri ette. Ja siis ta ütles head aega ja lahkus ilma igasuguse kärata. Küsimused pöörduvad tagasi Ryani auto juurde. Ja Sara, keda süüdistatakse sõiduki varguses, polnud mingit põhjust autot juhtida, kuid ta räägib selle tobeda jutu, mis võiks ära seletada kõik võimalikud mahajäänud kohtuekspertiisi jäljed. Mis marki auto tal oli või mis värvi, midagi sellist? Ma tean, et see oli vanem auto. Võib-olla tumepunane, nagu burgundia punane. See oli sellist burgundia punast värvi. Kas sa oled kunagi sellega sõitnud? Jaa. Kas ta tuli sellele järele? Ma tean, et see kadus ära. Ma ei tea, mis sellega juhtus. Aga siiski. Nii et ma ei tea, kas ta tuli sellele tagasi järele. Kas sul oli pärast Ryani lahkumist temaga veel mingit kontakti? Üldse mitte. Tagasi majas läheb vestlus Jenniga pingelisemaks. See on sellepärast, et uurijatel on midagi varuks. Teave, mida nad on kogu selle aja endale hoidnud. Me püüame Emmat leida ja selles olime me mõnevõrra edukad. No way. Oota, millal mõnevõrra? Kõik, mis Emmaga juhtus selles korteris, kus te peatusite. Nii et nüüd on see sinu enda kätes, et end aidata. Olla meiega aus ja anda meile kõik, mida saad, sest me peame välja selditama, mis Emmaga juhtus, et saaksime tema perele natukenegi rahu anda. Me oleme korterist tõendeid kogunud. Me leidsime tõendeid Sara autost. Veer. Oota, mida? Ja osa Emma kehast leiti üles. See oli tükeldatud. Siin on põhipunkt. Kas see oli õnnetus, kas midagi läks valesti. Ja siis ongi nii, et mida me nüüd teeme? Okei, me ei saa, ta on surnud. See oli seksimäng, mis läks halvasti. Või te leidsite ja midagi muud juhtus. Ja siis tegite selle, et kahtlus ei langeks teile. Meil on vaja, et sa täidaksid lüngad. Mis läks valesti? See on nagu palaviku unenägu. Ja sellepärast Sara arreteeritaksegi. Ei ole võimalik. Pole võimalik, et ta oli sellega kuidagi seotud. Ta oli küll. Ei, see pole võimalik. Kõik mängivad seda mängu, et jah, ei, lihtsalt keegi ei tahtnud seda meest enam enda ümber, temast sai majas juba koorem. Ja, nii oligi. Ühel päeval ta lihtsalt kadus ära. Oota nüüd korraks. Ühel hetkel elate koos, järgmisel hetkel enam mitte, aga keegi ei tea ega isegi viitsi küsida, kuhu see mees kadus. Kas ta tuleb tagasi? Nii et ma arvan, et automaatselt ütleb su kogemus uurijana sulle, et keegi ei räägi meile siin kogu tõde selle kohta, mis juhtus. Ja siin tulebki mängu vaieldamatu tõendusmaterjal, sest uurijad on juba oma kodutöö ära teinud. Nad leidsid üsna palju verd. See viitas sellele, et selles korteris toimus kuritegu. Ja sa näis toetavat ideed, et võimalik, et Ryan mõrvati selles korteris. Ja mitte ainult ei leidnud nad korterist füüsilisi tõendeid, vaid selleks ajaks oli Sara juba müünud auto, millega ta sõitis, kuid neil õnnestus see auto üles leida. Ja tõepoolest aastaid hiljem leiti sellest autost verd ja bioloogilisi tõendeid. Kui politsei uurib Sara telefoni ja tema otsingu ajalugu, leiavad nad sealt murettekitavaid otsinguid. Eriti on tal otsinguid Kägiveeni kohta. Ta otsib, kuidas käivitada Ford Focust ja just seda autot juhtis Ryan. Ja siis on tal salvestatud üks kummaline kunstiteos, mis kujutab tükeldatud keha. Nii et ma arvan, et politseinikel hakkasid mõned häirekellad tööle. Google'i otsingud
põhjalikud uurimised, mida me tegime, asjad, millega ta tegeles, vähemalt verega maalimine, vere joomine ja siis need otsingud, mida ta oma Android-telefonis tegi. Ma ei tea, Me teadsime, et Saara otsis paaniliselt kell 1 öösel infot selle kohta, kuidas Ford Focust käivitada. Huvitaval kombel oli Ryani autol selline ainulaadne süütesüsteem, see järelpaigaldatud mehhanism, mis nõudis selle käivitamiseks kindlat tehnikat. Auto viidi buksiiriga mõne kvartali kaugusele korterist, sest autoga ei saanud sõita. Numbrimärk varastati autolt ära. Ja meil on Sarah oma Android-telefoniga, kes ei saanud emmale kuuluvat autot liigutada. Me ei küsi, kas sina tegid seda. Me küsime, mis seal juhtus, sest sa olid seal. Mis oli juhtunud? Kuidas ta suri? Ma ei tea. Me ütleme sulle, et me teame, et sa tead. Ei. Ma saan aru. Nii et sa tahad kogu selle süü panna Sarah peale, oma naise peale, kes praegu istub vanglas. Pole võimalik, et Sarah seda tegi. Aita meil see ära täita. Mis juhtus emmaga? Ma ei tea. Ta lahkus. Me teeme, et ta lahkus. Kuidas ta lahkus? Tõenäoliselt autoga. See ei ole kena. Mitte tema autos. Ja mitte elus. Sa oled 99,9% peal. Ma tean, et sa hoiad midagi tagasi. Ma ei tea midagi. Mina ja Karl ei usu seda. Ma arvan, et see on loomulik inimlik reaktsioon. Ma arvan, et see on mind seespoolt närinud. Ei olnud. Mõrva meie hingel. Ja ta ei usaldanud sulle sellest midagi. No ma ütlen, see peab talle ju haiget tegema. Et tema abikaasa tahtis tol ajal korduvalt kedagi teist nende suhtesse tuua. Mina ei tahaks, et keegi minu suhtesse vahele tuleks. See oli Saara jaoks raske. Okei, mis pani ta siis murduma? Ta tõesti murdus. Kas see oli enesekaitse? Kas emma tegi midagi? Ma ei tea. Seda tunnet ohjes hoida on lihtsam öelda kui teha, kui tahaks lihtsalt üle laua hüpata ja öelda, et meil on see kõik juba olemas, eks. Sest sul on vaid üks võimalus panna see inimene sulle rääkima. Selles punktis nad teavad, mis juhtus. Nad lihtsalt ei tea, kes seda tegi, eks. Nii et mida ma sellega mõtlen? Me ei taha siis valele inimesele kõike seda rääkida ja raisata oma ainsat võimalust tuvastada ja saada see ülestunnistus õigelt inimeselt. Ma ütlesin sulle, et ma lugesin ilmselgelt vestlusi, mida Koori ja M pidasid enne, kui M siia tuli. Ja nendest kirjeldab ta sind ja räägib sinust. Õige, see ei ole meelitav. Tead, alguses kutsus ta sind psühhotüdrukuks. Ta ütles, et oli närvis emma siia toomise pärast, sest arvas, et sa ei oleks emma suhtes eriti vastuvõtlik. Ma oleksin väga elevil. Olgu. Ta ütles, et sa võtad asjad enda kätte, et sa vihtaksid teda, sest tal on ikka veel peenis. Ja sellest, mida me oleme lugenud, oli Sarah ja emma vahel kokkulepe, sest Sarah suhtles ka emmaga enne, kui nad siia tulideks, sest ta ei olnud sellega täielikult nõus, nii et olid reeglid. Nii et intiimsust ei ole. Ja teine asi oli see, et kui emma läheb, siis lähed ka sina. Nii et kui emma lahkub, siis see tähendab, et sina oleksid ka pidanud lahkuma. Ma ei teadnud seda. Nii et kui Koori tuleb tagasi oma kohtumiselt, siis emmat enam ei ole seal. Ta lahkus ise. Sa võid rahulikult jääda. Ei, ma ei olnud sellest teadlik. Nii ta lähebki, ma tean. Uriia üllatuseks selgub, et Koori ei olnud sel nädalavahetusel kodus ja seda kinnitavad hiljem ka teised osapooled. Lõpuks vabastasid õiguskaitseorganid Koori kahtlustustest. Saara oli ta viinud Columbuse kesklinna hotelli. Ta oli kokku leppinud nädalavahetuse veetmise ühe naisega, kes tuli linna väljastpoolt. Seega langes ta kahtlusaluste hulgast välja. Mis juhtus sinu ja emaga? Kui Saara on tööd? Sama. Midagi sellist. Ta lahkus. Jah, ta lahkus, aga mitte omal soovil. Saara räägib praegu. Ma mõtlen, Saara tunnistab juba osa sellest. Olgu. Ta tõesti. Ta on. Vestlus Saaraga politseijaoskonnas läheb täistuuridel edasi. Nendest ülekuulamistest on möödunud juba tunde ja korrakaitsjad ei tee nalja. Saara, ma ei tea, kas sa seda tead või mitte, ilmselt mitte, aga sa räägid praegu Jenniferiga, räägid oma emaga ja räägid ka Kooriga Columbuses. Ja siin on suuri vastuolusid selles osas,
mis puudutab sinu seotust Ryaniga. Ja sa tead, Ryan on nüüd surnud. Ta on mõrvatud. Ma pean teadma, mis siin tegelikult juhtus. Ma mõtlen, see on halb olukord. Me suutsime üles leida teie auto, selle, mis teil selle juhtumi ajal oli. Midagi juhtus selles korteris sel nädalavahetusel, kui sa viisid Corey selle tüdruku juurde Columbussesse. Sa pead mulle oma versiooni sellest rääkima, et näha, kas see ühtib meie olemasolevate tõenditega. Mul ei ole mugav sellest rääkida. Nad juba teavad, nad ootavad nüüd, et näha, mida neile nüüd öeldakse ja võrrelda seda sellega, mida nad juba teavad. Kas see oli õnnetus? Jah. Ei, ma ei tea, mis see oli õnnetus. Ryaniga. Ma ei teadnudki, et ta on surnud. Sarah, tule nüüd. Me teame alati, et igal lool on 2 poolt. Nii et see on sinu võimalus oma pool ära rääkida, eks? Ma olen öelnud, mida tean. Saara, kellega ma proovisin rääkida. No, see on sinu otsus. Ma ei tea, mida öelda. Võib-olla tõtt. Hiljem intervjuu ajal Saara murdub. Saara, vaata mulle otsa. Ma arvan, et sa tahad meile tõtt rääkida. Vaata mulle otsa. Kas see on õige? Lihtsalt ütle mulle, mis juhtus. Ma saan aru, et sa oled hirmul. Alust algusest peale. Nii et õnnetusi juhtub iga päev. Ma olin vihane. Ta tuli vannitoast välja. Ma läksin talle selja taha. Ja ma võtsin ta kägistusvõttesse ja lõin ta pikali. Ta minestas, okei. Tehniliselt ma ei lasknud lahti. Ja siis oli juba liiga hilja, ma lihtsalt pidin tegema. Ja siis ma ei teadnud, mida teha. Miks sa midagi sellist tegid? Kus Jen sel ajal oli? Ta oli allkorrusel. Mida ta tegi? Või oli valmis jagama, arutama tundeid? Olgu. Tuli üles. Ja siis pidime välja mõtlema, mis teha. Kas meil lõikame ta tükkideks. Nii et kus te ta tükkideks lõikasite? Vanni juures. Mida te kasutasite? Ta nagu nägi seda. Kes lõikas? Bismillah. Mis siis edasi juhtus? Me pidime välja mõtlema, kuhu kõik panna. Me hakkasime sõitma. Ja proovisime vähehaaval neist lahti saada. Kas teete seda teel olles või on selleks erilised kohad? Ma kasutan avalikke prügikaste, mõned avalikud bensiinijaamad. Kas olid mingil hetkel Corey'le rääkinud? Mis juhtus? Ma lihtsalt ei tea. Okei, ja tal polnud sellega midagi pistmist. Ta ei öelnud, et kuule, ma lähen selleks nädalavahetuseks hotelli ja hoolitsen Ryani eest. Midagi sellist ei olnud. Miks sa tema peale nii vihane olid? Mis juhtus, et sa tema senja taha läksid ja hakkasid teda kägistama? Ta kirjutas tõesti üksikasjalikult, kuidas nad suutsid Ryani mitmesse kohta ära peita, nii et Ryani leidmine oli palju raskem. Nende arvates olid nad ilmselt toime pannud täiusliku mõrva ja neid ei tabata kunagi. Sain uuenduse. Saara tunnistas just kõik üles. Kas saad aidata laiba tükeldamisel? Ta tunnistas kõik üles. Olgu. Ta tunnistab kõik üles ja sina aitad tal laipa tükeldada. Ma mõtlen, et ta üritab õigesti käituda. Miks sina ei võiks proovida õigesti käituda? Noh jah, nii et Saara on siin pealik. Selle oleme me juba kindlaks teinud. Ta paluks sul midagi teha. Sa teed selle ära. Ta ei ole mõrva. Selles juhtumis ta oli ja sinu maailm variseb kokku. Muidugi. Politseil on Jeniga see 3-tunnine vestlus, kus nad esitavad talle kogu selle info, kõik, mida Saara neile on rääkinud. Nad püüavad panna teda osa sellest kinnitama ja oma osalust tunnistama. Aga Jen ei tee seda kunagi. Kuid see, mida ta lõpuks teeb, šokeerib kõiki. Nii et ma loen teile teie õigused ette. Okei. Alustame sellega ja siis saame vestelda. Ma ei teadnud, et ta oli tükeldatud, kuni ta mulle ütles. Kas sa teadsid, et ta oli surnud?
mitte enne, kui sa mulle ütlesid. See polnud nii, et ta lahkus ja siis sai kellegagi kokku, kes siis tead küll, tegi talle seda, mida nad tegid. Ainsad inimesed selles majas sel nädalavahetusel, mille kohta me teame, et see juhtus või umbes neil päevil, kui Corey oli ära, olid sina, Ryan, Emma ja Saara. Mis su kotis on? Sa ei ole rahulik ega lõdvestunud. Nii, et Jen, nagu me rääkisime, sa küsisid, kas sa oled arreteeritud. Sind võetakse vahi alla. Ja ta on detektiiv Marioni linna politseiosakonnast. Sind vormistatakse seal kinnipeetavana sisse. Ei, me tuleme kohe tagasi. Keskus Louis 55. Mul on siia vaja. Kiirabi on tulistatud. Kui kaua su käsi on seal sees olnud? Kas me läheme sinna? Jen võtab oma käekotist tulirelva ja tulistab end. Ta võtab endalt elu. Ma mõtlen, et polnud mingit märki, et majas oleks olnud tulirelv. Lihtsalt olukord, kus paljud vastused jäid sel päeval koos tema surmaga teadmata, mis minu arvates on mõnes mõttes kahjulikud, kui tahame tõesti teada saada kogu loo sellest, mis juhtus. Kui 55, kas meil on ohver? Saara ütleb politseile, et ta teab, miks Jen enesetapu tegi. Ta kirjeldab seda, mida ta nimetab nende kahevaheliseks enesetapuleppeks. Kui nad peaksid vahele jääma, pidi Jen Saara maha laskma ja siis Jen võtma endalt elu. Nii et nad pidid koos enesetapu tegema. Aga lõpuks otsustab Saara, et ta kardab surma liiga palju, et selles väidetavas kokkuleppes osaleda. Sarah Buzzard on sisuliselt viimane inimene, kes peab Ryan Zimmermani mõrva eest kohtu ette astuma. Teda ootavad mitmed süüdistused, mõrv, inimrööv, laiba, ränk teotamine. Kuid see juhtum ei ole veel päris läbi. Lisaks sellele, et nad otsisid läbi korteri, kus nad kõik elasid, ning Saara auto, otsisid nad selle kodu läbi ka läbiotsimismääruse alusel, kus Jen ja Saara elasid koos Saara emaga. Ja see oli keeruline olukord, sest nüüd oli selge, et keegi oli end seal samas kodus tapnud. Kuid samal ajal otsivad nad endiselt tõendeid, mis seoksid Saara ja Jenny Ryani mõrvaga. Ja tõepoolest, nad leiavad tõendi, mis on nii õõvastav ja hirmutav, et ma kujutan ette, isegi kogenud uurijatel oli sellega raske toime tulla. Selleks hetkeks on uurijatel piisavalt tõendeid, et Saara selle kuriteoga süüdistada. Neil on tõendid korterist, neil on tõendid autost, neil on tema enda ütlused, mis samuti ühtivad teiste leitud tõenditega. Võib-olla selle juhtumi kõige olulisem tõend leiti siis, kui nad tegid läbiotsimise Saara ema kodus. Leiti vaid osa Ryani luustikust. Ainus asi, mida kunagi ei leitud, oli tema pea. Kuid politseinikud avastasid, et tema pea oli supipotis karbis Saara ema garaažis. See oli šokeeriv uudis. Need naised olid seda pead kõik need aastad alles hoidnud. Tegelikult reisis see nendega kaasa mitme kolimise jooksul. Alguses hoiti seda nende korteris sügavkülmas, mõne külmutatud köögivilja taga. Kui nad kolisid, võtsid nad selle alati endaga kaasa. Ja pole selge, kas nad lihtsalt ei teadnud, kuhu seda ära visata või peeti seda mingiks trofeeks. 2021 aasta detsembriks seisab Sarah Buzzard silmitsi võimaliku surmanuhtlusega. Nii otsustabki Sarah Buzzard kokkuleppe menetluse kasuks. Tunnistab end süüdi ühes raskendatud mõrvasüüdistuses Ryani ehk Emma tapmise ja tükeldamise eest. Ja nüüd selle kokkuleppega surmanuhtlust enam ei kaaluta. Kui Sarah Buzzard astub karistuse määramiseks kohtusaali, seisab ta silmitsi võimalusega veeta ülejäänud elu trellide tarv. Ma võtan vastutuse rolli eest, mida mängisin Ryani surmas ja elan iga ülejäänud päeva oma elust, püüdes end heade tegude ja tegudega lunastada. Minu jaoks tundub see nagu keegi, kes arvas, et see oli tema meelest õigustatud. Ja võib-olla oli valu, mida ta tundis, et Ryan talle põhjustas tema õigustus.
nii et lõpuks oleksid füüsilised tõendid niikuinii Sarahni viinud. Ta tunnistas, et tappis Riani, kuid on ka väga selge, et üks inimene ei suudaks tõenäoliselt teda üksi tükeldada ja seda kõike teha. Aga lõpuks arvan ma, et ta teadis, et aeg sai otsa. Ta oli mitu aastat sellest pääsenud, aga nüüd oli aeg oma tegude eest maksta. Minu lapsed ei saa kunagi tundma oma onu Ryanit. Nad ei saa kunagi temaga rääkida ega näha neid sarnasusi, mida mina näen neil temaga olevat. Nad ei saa kunagi temaga neid mänge mängida. Ja neile kõigile oleks see nii väga meeldinud. Ma olin natuke šokeeritud, et ta tegi seda, mida ta tegi, et ta ütles, hei, ma võtan süü enda peale, aga ma arvan, et ta tahtis surmanuhtust vältida. Ja vaata, imet talle anti vähemalt see võimalus. Sarah Buzzard ajal mõistetakse eluaegne vanglakaristus. Vangistusvõimalusega tingimisi vabaneda pärast 30 aasta ärakandmist. Kui mõelda päevast, mil Ryan Zimmerman tapeti, kuni päevani, mil juhtum lahendati, Saladust test, mida Jen ja Sarah aastate jooksul ainult omavahel jagasid. Õiguskaitseorganite koostööst selle füüsilise tõendi leidmisel, see oli kindlasti väga ränk juhtum. Aga lõpuks andis see vastuse küsimusele, mis juhtus Ryan Zimmermaniga ja sellega koos ning süü tunnistamisega loodad, et see andis tema perele võimaluse edasi liikuda. Aga see on hea meeldetuletus. Ära hinda raamatut kaane järgi, sest sa ei tea kunagi, mis selle all peidus on. See juhtum murrab mu südame, sest päeva lõpuks oli Ryan väga noor mees, kes lihtsalt püüdis aru saada, kuhu ta sellesse maailma sobib ja kuhu ta inimesena sobib. Ja olid inimesed, kes kasutasid seda ära, kellel oli elus palju rohkem kogemusi kui temal.